Tere, armas teeline! On jälle aeg mõtiskluseks. Ja tänane mõtisklus on pealkirjastatud Kristuse ülestõusmise vägi. Aga loeme pühakirjast 1. Korintuse 15. peatükist, mis ongi peamiselt tänase mõtiskluse arutelu teemaks. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine ja siis te olete alles oma pattudes. Kristuse ülestõusmise kohta on meil olemas hulgaliselt mitmesuguseid tõendid. Kõigepealt ajaloolised tõendid. Jeesus löödi risti, Jeesus maeti ja Jeesus äratati üles. Varased kirjalikud tunnistused pärinevad koguduse usutunnistusest, kus on öeldud, sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval kirjade järgi. Niisiis pühakirja tunnistus ja ettekuulutus täitus Kristuses. See sõnum Jeesuse ülestõusmisest levis kohe pärast seda tähtsat sündmust. Jeesuse ülestõusmisse uskumine ei olnud midagi, millele kohta saame öelda, et see on hilisem legend. Oi mitte, see levis kohe kulutulena toonases ühiskonnas. Oli palju tõendusmaterjali selle kohta, et Jeesus on üles tõusnud. Esiteks, tühi haud. Kõik 4 evangeeliumi teatavad, et Jeesuse haud leiti tühjana. Haua avastasid naised. Maarja Magdalenast on seal juttu, kelle tunnistusel oli tol ajal madal õiguslik alus, ebatõenäoline detail, mida välja mõelda. Aga puudub tugev iidne väide, et keha oli ikka veel hauas. Tegelikult teatavad mitmed sõltumatud allikad 1. sajandist, et haud oligi tühi. Kuid on veel tunnistusmaterjali selle kohta. Jüngrite muutumine. Enne ülestõusmist olid Jeesuse järelkäijad hirmunud, nad olid hajutatud. Aga pärast ülestõusmist kuulutasid nad julgelt, et meie issand on üles tõusnud. Ja nad tegid seda isegi tagakiusamise ajal. Jüngrid olid valmis märtri surmaga silmitsi seisma oma väite eest, et nad olid näinud üles tõusnud Kristust. See kuulutus levis kogu Jeruusalemmas. Ülestõusmissõnumid kuulutati esmakordselt just Jeruusalemmas. Neid ei hajutatud enne, kui Stefanos kividega surnuks visati ja siis alles algas tagakiusamine. Jeesus hukati avalikult ja hauda oli võimalik ka minna ja kontrollida. Kui surnukeha oleks olnud võimalik sealt välja tuua, oleks liikumine kiiresti maha surutud. Aga on veel tunnistusmaterjale ja selleks on vaieldamatult toonaste skeptikute pöördumine. Näiteks Saulus. Varem koguduse vägivaldne ja tulihingeline tagakiusaja ja Jaakobus, Jeesuse vend. Nad said tugevateks pooldajateks pärast seda, kui väitsid, et nägid Jeesust. Kuid lisaks sellele on olemas ka mittekristlikud allikad. Näiteks Tacitus mainib Jeesuse hukkamist Pontius Pilatuse ajal ja et taas puhkes jutumärkides äärmiselt pahatahtlik ebausk. Niisiis tema sõnad. Kuid oli ka pealtnägijate tunnistus. Paljud inimesed nägid seda pealt ja tunnistasid sellest. 1. Korintuse 15. peatükk näitab meile ja et ta ilmus Keefasele, pärast seda neile 12. Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, kellest suurem hulk veel praegugi on elus, tunnistab Paulus, aga mõned on läinud magama. Pärast seda ta ilmus Jaakobusele, siis kõigile apostlitele, aga pärast kõike ta ilmus ka minule, äbarikule, tunnistab apostel Paulus. Niisiis, siin on 12 eraldiseisvat juhtumit ülestõusnud Kristuse tunnistajatest. Esiteks, naised ülestõusmise hommikul.
Siis 2 jüngrit teel Emmausesse ülestõusmispäeval. Siis Siimon Peetrus samuti ülestõusmispäeval. Siis jüngrid ülestõusmispäeval. Siis Toomas ja teised jüngrid nädal hiljem. Siis jüngrid mere ääres 40 päeva hiljem. Üle 500 venna korraga selle tunnistajad 40 päeva hiljem. Jaakobus ja kõik apostlid 40 päeva möödudes. Siis Jeesuse taevaminek. Stefanuse kividega surnuks viskamisel. Samuti Paulus teel Damaskusesse. Ja loomulikult ka Patmose apostel Johannes. Paulus tunnistab, et paljud sellest 500-st olid veel elus, kui Paulus korintlastele kirjutas. Ta ütleb, minge ja küsige ise, mida nad nägid. Ja Luuka 24 teatab, ja teie olete nende asjade tunnistajad. Jeesus ilmus oma jüngritele ülestõusmispäeval pärast Emmause kohtumist. Kuid meil on ka piibellikud tõendid. Jeesuse surm, matmine ja ülestõusmine olid Vanatestamendi ennustuste täitumised. Esimese Korintuse 15 saame lugeda, sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi, niisiis Vanatestamendi tunnistuste kohaselt, ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval taas Vanatestamendi tunnistuste ehk prohvetlike ennustuste järgi. Niisiis Jeesuse surm ja ülestõusmise teostusid pühakirja prohvetlike ennustuste kohaselt. Luuka 24 ütleb, te mõistmatud ja südamest pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Kristus pidanud seda kannatama ja oma auhiilgusesse minema. Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades oli öeldud. Jeesus oli teel 2 jüngriga Emmause poole ja seal Jeesus andis oma kaaslastele piiblitunni iseenda kohta, osutades Vanatestamendi kirjutistele. Ülestõusnud Kristus on meie tänapäevane ainus lootus. Ülestõusmine on lunastusplaani kulminatsioon. Selle tähtsus on suurem, kui me sageli arvame. Kõik ju tegelikult tugineb kristlikus usus just Kristuse ülestõusmisele. Selles peitub meie lootus, meie usk ja veendumus. Paulus tunnistab, et tema on armust muudetud. Esimese Korintuse 15 ütleb, ma ju olen apostlite seast kõige väiksem. See, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen ma see, kes ma olen. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Sa kuulsid, kuidas Paulus tunnistas oma minevikust. Kui ta oli koguduse tagakiusaja. Kuidas ta tunnistab oma olevikust, kus ta on armu läbi lunastatud. Ta ütleb, ma olen see, kes ma olen. Mitte see, kes ma olin, vaid milliseks Jumala arm on mind teinud. Sa paned tähele, lunastus annab igale uskuvale inimesele uue identiteedi. Armu ei tohiks asjata vastu võtta. Aga mida me siis selle armuga ette võtame? Paulus esitab loogilise argumendi. Ta ütleb, kui ülestõusmist ei ole, siis ei ole Kristus ülestõusnud. Kui Kristus ei ole ülestõusnud, siis on meie jutlustamine tühine ja meie usk on samuti tühine. Ülestõusmine on evangeeliumi jaoks äärmiselt oluline, sest selles on meie lohutus. Kuulake, kuidas 1. Thessalonika 4. peatükk sellest ütleb. Sest et issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peahingli hääle ja Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad esmalt üles.
Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu üles õhku ja nõnda saame ikka olla koos issandaga. Kinnitage neid üksteist nende sõnadega, ütleb pühakiri. Niisiis, tõotus on, et Kristuses surnud tõusevad üles. Usklikud taas ühinevad. See lõik pakub tõelist lohutust kaotuse hetkedel. Ilma Kristuse ülestõusmiseta poleks meil ju seda lootust olemas. Sest pühakiri ütles, issand ise tuleb taevast alla ja teostab kõik selle. Kristuse ülestõusmine tagab meie lootuse ülestõusmisele. Patul ei ole teadupärast siin maal öelda viimane sõna. Aga ilma ülestõusmiseta oleks kõik asjatu. 1. Korintuse 15 ütleb, ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk. See on otse kui asjatu. Kreeka keeles kenon, mis tähendab tühi, väärtusetu, väärlootus. Seega, kui Kristus ei ole üles tõusnud, siis meie jutlustamine on tühine. Usk on tühine, lunastus on mõttetu, võitu polekski olemas. Ülestõusmine kinnitab päästet ennast. Mida oleks siis maailm ülestõusmiseta? Ilmutamise raamatu 1. peatükk teatab, et Kristus hoiab oma käes surma ja haua võtmeid. Kui ülestõusmist ei oleks, siis ei oleks võtmeid. Surma üle poleks võitu, hauast pääsemist poleks olemas. Ja siis ka Johannese 3.16 leiduv tõotus. Seda poleks üldse mõtet lugeda. Igavese elu kindlust ei oleks ainult lootusetus ja hukkumine. Aga Mattuse 12 teatab meile Joona märgist, kes oli kalakõhus 3 päeva ja 3 ööd. Sama kinnitatakse Jeesuse Kristuse kohta, tema surma kohta ja tema ülestõusmise kohta. Võit on meil, sest meil on Kristus. Tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab. Seega pühakiri kinnitab meile, et ülestõusmine on reaalne. Seega on võit ka reaalne. Kuna Kristus elab, on meil võit patu ja surma üle. Meie usk ei ole tühi, meie lootus ei ole võlts, meie päästja on üles tõusnud. Sest tema elab. Ja kuna tema elab, siis elame meie koos temaga. Kuid kuulake, kuidas pühakiri veel Kristusest räägib. Aga Kristus on päriselt surnud ja üles äratatud. Tema ülestõusmine on ajalooline sündmus. Järelikult saame olla kindlad, et kõik, kes on Kristuses surnud, äratatakse üles tema tulekul. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras. Uudse viljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. Sa panid tähele, loetud tekstis kasutati Kristuse kohta uudse vili. Praeguse kurja ajastu lõppu hakkab tähistama nende ülestõusmine ihulikult, kes Kristuses surid. Teise Aadamana loovutab Kristus kuningliigi isale sellega, et annab talle tagasi selle maailma valitsemise. Ütlust, et Kristus alistab end Jumalale, tuleb mõista selle kaudu, kuidas on omavahel seotud Aadam ja Kristus. Lunastusplaani ülima Aadamana alistab Jeesus ennast täielikult isa tahtele. Tema teostab selle, mis esimesel Aadamal ebaõnnestus. Kuid 1. Korintuse 15. peatükk jätkab Paulus oma mõttekäiku sellest, kui rumal on eitada Kristuse ülestõusmist. Ta kasutab ristimise näidet.
kuna see on sümbol uskliku ühendusest Kristusega tema surmas ja ülestõusmises. Pole mõtet eitada ülestõusmise ehtsust. Küll on aga raske hoomata, mida mõtles Paulus väljendi all lasevad end ristida surnute eest. Teoloogid on välja käinud mitmesuguseid arvamusi, aga parim on tõlgendada seda väljendit viitena mõnele inimese otsusele saada ristitud, et nad võiksid ülestõusmisel taas ühineda oma surnud armsatega. Samuti võib olla, et otsusele saada ristitud andis tõuke Kristuses surnud inimese eeskujulik elu. Sel juhul on see viide inimestele, keda ei ristita surnute asemel, vaid surnute pärast. Teiseks, surmaga riskimine oleks mõttetu, kui poleks ülestõusmist. Siis oleks hoopis parem rõõmu tunda selle maailma naudingutest. Teise Timoteuse 1. peatükist saame lugeda, sel põhjusel ma kannatan, ütleb Paulus noorele Timoteosele. Ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut oma päevani. Sama peatükk, millest täna kõneleme, arutleb Paulus lühidalt ülestõusnud ihu teemal. Tema alustab seda tekstilõiku 2 küsimusega. Kuidas siis surnud üles äratatakse? Millise ihuga nad tulevad? Need küsimused saavad vastuse just siin 1. Korintuse 15. peatükis. Ja loeme seda teksti. Rumal. See, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui see enne ei sure. Ja mida sina külvad, sa ei külva selle ihuna, mis peab tõusma, vaid paljast iva. Olgu siis nisu iva või mis tahes iva. Aga Jumal annab temale ihu, millise tahab, ja igale seemnele tema oma ihu. Kõik liha ei ole sama liha, vaid ise on inimeste liha, ise on veiste liha ja ise lindude, ise kalade liha ja on taevalikke ihusid ja maiseid ihusid. Aga teistsugune on taevalike auhiilgus ja teistsugune on maiste auhiilgus. Isesugune on päikese hiilgus ja isesugune kuu hiilgus ja isesugune tähtede hiilgus, sest tähe ja tähe hiilgusel on vahe. Aitamaks lugejatel mõista, mis ülestõusmisel toimub, kasutab Paulus 3 võrdlust. Esimese võrdluse järgi on ihu nagu seeme, mis peab esmalt surema ehk lakkama olemast seeme, et saada imekombel taimeks. Õppetund siin on väga selge. Ülesäratamine on Jumala ime. Teine, mida Paulus siin kasutab, on ihude võrdlemine. Ta näitab, et selles maailmas andis Jumal loomadele ja inimestele eri tüüpi ihu, mis sobib vastava keskkonnaga. Samamoodi saab meie ihu olema sobiv uuteks oludeks taevases maailmas. Ja sellest mõttest samm edasi viib 3. võrdluseni, hiilguse ihuni, millega rõhutatakse, et üles äratatud ihu hiilgus ületab tohutult eelmise ihu, meie maapealse pattu langenud ihu oma. Seda mõtet võib näha ka 4 vastanduse kaudu, kui Paulus kõrvutab meie siinset ja praegust maist ihu üles äratatud ihuga. Üks neist on maapealne, kaduv, nõder ja lihalik. Teine on taevalik, kadumatu, väeline ja vaimne. See ei tähenda, et nende 2 vahel puudub järjepidevus. Tõsiasi, et Paulus kasutab kreekakeelset sõna sooma, mis tähendab ihu, mõlema puhul, nii maha maetud kui üles äratatud ihu puhul näitab järjepidevust. Samas näitavad 4 eelnimetatud vastandust ka katkestust. Meie uus ihu, tänu issandale, ei ole sama nagu see kaduv ihu, mis meil praegu on. Paulus ei seosta terminit vaimne mittemateriaalse eksistentsiga. Mujal ta ütleb, et Jeesus muudab meie alanduse ihu oma aulise ihu sarnaseks. Meil saab olema päris ihu,
aga see ei kulu ega ole kaduv. Kuna tunneme praegu ainult vananemist, haigust ja surma, on raske ette kujutada elu ilma selleta. Aga Jeesuses tõotatakse meile just seda, mida me täna ei suuda ette kujutada. Loeme taas 1. Korintuse 15. peatükist. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surmaastel on patt, ent patuvägi on seadus. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Sa kuulsid, et surm ei ole kõige lõpp, surm on võidetud vaenlane. Tõde selles küsimuses peitub Johannese 3. peatükis salmis 16, kus öeldakse, sest nõnda, niimoodi on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Surm on reaalne, aga see pole lõplik. Kristuse kaudu surm kaotab oma väe, surm kaotab oma võidu. Sest Jeesus ütles, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Uskliku jaoks ei ole surm täielik peatuskoht. See on ajutine paus enne ülestõusmist. Tegelik probleem tänapäeval on patt ja Kristus on siin juba võidu saavutanud. Ma tahaksin seda rõhuta. Kristus on siin juba võidu saavutanud. Pühakiri ütles, surmaastel on patt, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab. Mille üle? Pühakirja kohaselt patu üle. Surm teeb meile haiget patu pärast. Aga patt annab surmale oma astla, valu, hirmu ja lahusoleku. Aga Jeesus kõrvaldas põhjuse, seega patu. Tagas meile tervenemise, pääsetee, sest Rooma kirja 6. peatükk ütleb, patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu. Seega ilma Kristuseta surmal on astel, kuid Kristusega surmal pole enam võitu. Alles siis, kui meie patune loomus eemaldatakse ja meid austatakse, täitub tunnistus, surm on neelatud võidusse. Siis lauldakse seda julget ja alistamatut kiidulaulu. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Kõik see toimub Kristuse teisel tulekul. Patune loomus asendatakse ülistatud ihuga. Filippi kirja 3. peatükk ütleb, sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame issandat Jeesust Kristust kui õnnistegijat, kes meie alanduse ihu muudab oma ära seletatud ihu sarnaseks vägemööda, millega ta võib ka kõik teha oma alamaks. Surm neelatakse alla igavese elu poolt. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Kuid lõplik võit surma üle on jäädav. Sest ilmutamise 2. peatükk kinnitab, kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb. Kes võidab, sellele ei tee teine surm mingit kahju. Niisiis piibel kinnitab, et meid muudetakse ühe hetkega. Muudetakse meie füüsiline loomus. Vaata, ma ütlen teile saladuse.
Me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja meie muutume. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Niisiis surm ei ole midagi, mida karta, sest Kristuses on see juba võidetud. Ja piibel kinnitab meile 1. Korintuse 15 ja 26. Viimase vaenlasena kõrvaldatakse surm. Aga milline on sinu valik täna? Kas Kristus või selle maailma naudingud? Olgu Jumal sulle armuline, peatse kohtumiseni!